Barcelona on linn Kirde-Hispaanias Vahemere rannikul. Ta on Kataloonia autonoomse maakonna keskus ning on Madridi järel suuruselt teine Hispaania linn. Barcelona on riigi suurim kaubandus- ja tööstuskeskus. Peale tähtsa sadamalinna ning raudteede ja lennuliinide sõlmpunkti on Barcelona ka tuntud rahvusvaheliste messide linn. Linna jõudes tutvume kõigepealt Montjuïki mäega, mis hakkab juba kaugelt silma. Parim vaade mäele avaneb aga Hispaania väljakul. Väljakul asuvad vana härjavõitluse areen ja 2 ühesugust kellatorni, mis on aga väga sarnased Veneetsia San Marcuse väljaku omadega. Montjuïki mägi asub meresadama ligidal. Ta on 173 meetrit kõrge ja oma nime on ta saanud tänu siin asuvale iidsele juutide surnuaiale. Montjuïc on ka üks Euroopa suuremaid linnaparke oma 203 hektarise pindalaga. Mäe tipust avanevad kaunid vaated linnale ja merele. 1888. aasta maailmanäituse ajaks, mis toimus Barcelonas, ehitati välja mäe läänekülg, mis piirneb prospektiga paralleel. Järgmiseks Barcelonas toimunud maailmanäituseks 1929. aastal korrastati aga mäe põhjakülg. Viimased rekonstrueerimistööd Montjuïki mäel viidi läbi 1992. aastal, mil Barcelonas toimusid suveolümpiamängud. Siia ehitati peamised olümpiareenid nagu olümpiastaadion ja spordipalee. Tänu rohketele vaatamisväärsustele ja kaunitele parkidele meelitab Montjuïc siia nii turiste kui ka linlasi endid. Legendi järgi pani linnale aluse Kartaago väejuht Amilcar Barcas, Hannibali isa. Ta asutas tänapäevase linna kohale 3. sajandil enne meie ajaarvamist Barcino nimelise koloonia. Seejärel kuulus Barcelona roomlastele, läänekootidele, araablastele ja frankidele. Roomlased ehitasid siia oma kindluse umbes 15 aastat enne Kristust. 5. sajandil vallutasid linna läänekoodid ja 8. sajandil maurid. Mäe tipus asub 1751. aastal ehitatud Montjuïki kindlus. Hispaania pärilussõja ajal 1714. aastal lasi Felipe V lammutada pool kaupmeeste elamurajoonist tsitadelli ehitamiseks, et vaenulikku linna ühe korraga nii karistada kui ka kontrollida. Kurva kuulsuse omandas kindlus Franco režiimi ajal. Siin hukati mitmed Kataloonia sotsialistid ja poliitikud, nende seas ka endine Kataloonia president Luis Companys. Viimase hukkamispaika märgib tagasihoidlik tahvlike. 1960. aastast on kindluses avatud sõjamuuseum. Kahurid, mida võib kindluses näha, asuvad oma esialgsetel kohtadel. Muuseumis on välja pandud relvi ja sõjalist atribuutikat erinevatest ajalooperioodidest ja erinevatest maadest. Huvitav on väljapanek, mis räägib Hispaania praeguse lipu kasutusele võtmisest. Nimel korraldati kuningas Charles III ajal, kes elas 18. sajandi teisel poolel, disainikonkurss Hispaania lipu valimiseks. Sellelt võistluselt saigi Hispaania oma praeguse lipu. Kindluse muuseum on ka ainuke koht tänases Barcelonas, kus võib näha kindral Franco kuju. Kindlusest, mis asub 170 meetrit üle merepinna, avanevad võrratud vaated linnale, sadamale ja merele. Kindlusest lahkudes ja mäelt alla sõites teeme peatuse Barcelona olümpiastaadioni juures.
Staadion kannab endise Kataloonia presidendi Luis Companese nime. Staadionist mitte kaugel asub ka muuseum, mis loomulikult on pühendatud Barcelona olümpiamängudele 1992. aastal. Ja ärme unustame ka tõsiasja, et just siin võitis oma ühe kulla meie Erika Salumäe. See sündmus andis minu arvates tollal eestlaste iseteadvusele lausa uue hingamise.